Tekstiiliosakond on nagu Pandora laegas, et see nimi on tegelikult ju täitsa petlik, kui natuke sisusse tungida. Kui vaadata, miks me praegu istume siin selja taga mannekeenid, siis me ei ole külas moeosakonnas. Siis on siin moeprojekte, tekstiilidisainiprojekte, kunstiprojekte, näitusi, üritusi, messidel esinemisi. See on üks paras selline kaleidoskoop. Tegelikult on nagu mitu liikumisvõimalust, et on üliõpilasi, kes jätkavad kohe õpinguid ja teine võimalus on siis alustada oma ettevõtlusega, luua oma väike bränd. Kindlasti võib välja tuua ka mõned nimed. Paljudele on tuttav, ma arvan, Annika Kiidron, teisalt võib-olla Kairi Lentsius, kes on liikunud moe kõrval ka tootedisaini alale. Viimase aja Kumu näitustest välja tuua näiteks Eeva Mustonen. Kuna tekstiiliõppekava on nii laiapõhjaline ja siit kogutud sellised teadmised ja kogemused annavad palju liikumisvõimalusi. Esimesena võiks välja tuua Mode Performance Dance moeprojekti, millele alguse panid mitukümmend aastat tagasi tekstiiliosakonna õppijad, aga mis tänaseks ei ole kuhugi unustusse vajunud, vaid on Eesti moefestivali aktiivne osa ja mis on ka üks selline platvorm, kus meie moevaldkonna lõpetajad saavad oma lõputöid kohe näidata, saavad rahvusvahelist tagasisidet. Teine selline pikaajalisem projekt tekstiiliosakonnas on tootedisainiga seotud ja toimub koostöös hoopis mööbliosakonna tudengitega. Ehk siis juba üle 10 aasta on meie tudengid saanud esineda Stockholmi mööblimessil, et seda tüüpi projektid on need, mida meie vilistlased hiljem ka väga väärtustavad. Meil on korraga töös mitu projekti. Meie professor Kadipajupuu juhib selliseid kangastelgede uuendusi ja näiteks villauuringute juures põnevalt tööle hakanud see, kuidas see info, mis ühe tudengigrupi tulemustest tuleb, liigub edasi järgmiste üliõpilaste kätte. Meil ühes aines testitakse materjale, teises kootakse materjale, kolmandas muudetakse neid või arendatakse nendest tooteid. Meie tudengid käivad nii Eestis, disainerite kunstnike juures, käivad välismaal. Põnevaid näiteid võib tuua kas või Londonist, Roberta Eineri või Iris van Herpeni juurest või Londoni moenädalalt, aga teistpidi ka meie oma tugevad vilistlased, kes pakuvad praktikakohti. Praegu on näiteks praktikant Triinu Pungitsa juures. Üks suund, mis tudengeid veel on hakanud, tundub nii üha enam huvitama, on võimalus teha koostööd etenduskunstidega, erinevad teatrid, Tartu Uusteater, Teater Vanemuine, Estonia teater. Meil käib igal aastal ligi paarkümmend külalisõppejõudu. Meil eile lõppes hindamine näiteks Mari Mäkko pikaajalise disainijuhi Petri Jusliiniga või käimas on moeillustratsioonikursus Anu Samarütliga. Loomulikult me ootame, et meie sisseastuja suudaks mingilgi moel ennast visuaalselt väljendada, selleks, et meie kompositsiooni või teema ülesandeid lahendada, aga teisalt hästi oluline on tahe ja motivatsioon. Selleks meil on siin need ruumid sisse seadet, head ja professionaalsed õppejõud ja kogu see tugivõrgustik, et koos üliõpilastega areneda ja avastada põnevaid asju.